Ma olin aasta 2 päevane, kun mind viidi Sibirisse. Ema oli 8 kuu rase. Sibiris sündis ka 3. vend, kes jäigi sinna Sibiri mulda. Peale Sibirist äratulekut ma sattusin Vene lastekodusse. Olin 3 aastat Vene lastekodus ja sealt ma läksin Tallinna õppima kutsekooli mootorijuhi abiks. 6 aastat ma olin vedurimees, kuid minu tervis ees luba öötööd ja ma pidin loobuma vedurimehe ametist ja läksin Moskva õppima jahindustehnikumi jahindust. Peale jahindustehnika lõpetamist olin Lahemaal jahiskonna ülema, töötasin. Ja siis peale tuli taluseadus välja, et talusid saab pidada. Võtsin väikse talu omale, algul lubati, oli suur lubadus, et maaelu nagu hakkab edasi minema, kuid hakati sisse vedama dopingudega toiduaineid ja kõike, mis hävitas väikse talu täitsa ära. Ja mistõttu ma olin sunnitud minema tööle Eesti Energiasse. 26. novembril 1998. aastal täites töötajad käsku, sattusin kõrgepinge voolu alla 15 000 volti. Tähendab, tänu kukkumisele alajaama pealt hakkas süda uuesti tööle. Ja siis viidi mind Tartu reanimatsiooni. Seal ma olin 5 päeva, siis toodi ülesse ja ma invaliidistusin. Praegu on rahvast 7 miljardit maa peal. On näha, et see maakene ei toida ära, sest juba on teravilja saagi on vähenenud ja kuna maaponiteed on nagu nõrgemaks jäänud ja ilmastik on nagu kujuneks muutunud, tähendab kliima on muutunud, mille tõttu on oht, et maakera peal tuleb suur nälg. Me arvame küll, et me Euroopast ei jõua, aga jõuab siia ka, sest isegi see aasta on juba 40 000 tonni teravilja puudu meie loomasöödaks. Nii et kui see, mis tuleb nüüd suvi, on ka sama kui, siis on ka meil oht, et meil on kas nüüd otse nälg, aga on söögiga probleeme tekib. Võtame aja maha ja mõtleme, kuhu me oleme jõudnud oma kurjusega, õilusega, kadedustega, kõike nende pahetega. Et meil ei ole rohkem ei puhast vett, ei õhku, varsti loodusvarud on ammendamas, mis edasi saab. Me oleme ennast lõksu vedanud praegu. Toomas Trapido on mind püüdnud aidata ja aitab senimaani juba 2 aastat. Mispärast ma olen väga tänulik olen ja tahaks teda tagasi valida Riigikogusse, kuid meil on kuidagi mõistusvastane valimisseadus. Ma ei saa valida Riigikogus seda inimest, keda ma tahan ja kes nagu sobiks sinna ja kelle oleks ka õigus seal olla moraalselt. Ja ma tean, et Toomas Trapidot, ta on ka edasipüüdlik inimene ja tema on nagu mitte kohatäitja seal, vaid ta tahab ikka, et rahva elu paraneks ja et rahvas ei pagenes siit riigist ja et meil oleks kõik nagu inimväärne eluolu.